tere! minu kosmosekell on Eestis saanud 12, siin Vietnamis Saigonis sai kell 5 ja tööpäev lõppes. Nii et selle võrra suurem rõõm on avada uuel kellaajal sellel hooajal meie digitaalne podcasti tuba Visionest Connect, kus me Eesti juhtide kogukonna töö raames jagame inimeste kogemusi sellest, et mis siis ikkagi võiks Eesti juhtimises olla ja tulla ja millised on kogemused ja mõtted ja kuhu see maailm üldse üheskoos võiks rõõmsalt areneda, eriti selles kontekstis, kus me elame kõik igapäevaselt töörütmis ja pingete all ja maailmas käib möll ja vahel on selline tunne, et ei tea ja ei oska, kuhu edasi minna ja kuidas. Mina olen Rain Resmelt-Uusen Visionest instituudist, olen Eesti juhtide kogukonna üks eestvedajatest ja mul on teine rõõmusõnum ka. Eelmine aasta meie podcast'ide tagasiside ütles ja näitas üheselt, et tehke veel ja tehke rohkem. Nii et sellel aastal, head inimesed, täna on 8. jaanuar, alustame oma 35. hooaja teist poolt ja oleme teiega lausa igal nädalal ja iga nädala neljapäeval siis kohtume siin digitaalses toas huvitavate inimestega, huvitavate mõtetega, huvitavate juhtimiskontseptsioonidega. Ja kolmas hea uudis on mul veel. Nimelt, mis ma siin ikka üksi kogu aeg muudkui küsin ja vastuseid ootan. Ma olen sellest aastast kaasanud ka kaassaatejuhte ja kaasamõtlejaid ja Monika Kusmina Good News Communicationsest on jaanuaris minuga neid podcast'e koos läbi viimas. Nii et meil on 3 head uudist ja mul on 4. hea uudis veel. Meil on selle aasta esimene külaline ka stuudios, siin digitaalses stuudios Alar Tamming, kes on siis ettevõtja Tavidi nõukogude esimees ja raamatu Teadvuse sünd autor, mis on Alari 3. raamat. Vähemalt nii palju, kui teadmise väli on mulle öelnud, võib-olla on sahtlisse mõni veel kirjutatud, aga ei ole veel ilmavalgust näinud. Selleks, et teha nüüd sellest juhtimisest, raamatust ja elust Eestis avapauk sellesse aastasse, Alar, ma küsin, et mis on see asi, see põhiline asi, mis paneb ühte Eesti juhti, kogemustega juhti ärkama hommikul üles ja mõtlema sellele, et peaks raamatu kirjutama? Et see nüüd päris niimoodi ei ole, et ärkad üles ja hakkad mõtled, peaks raamatu kirjutama. Loomulikult ma mäletan seda hetke ja klassikaline vastus, eks ole, mis siis inimesi nagu liikuma paneb, eks sugutung ja surmahirm, et 2 asja ja pigem sellised nii-öelda tabuteemad. Ja ei olegi sellist asja, et ärkan hommikul ja kirjutan raamatu või ärkan hommikul ja nüüd tahaks äri teha või ärkan hommikul ja vaatan, näed, ma olen nüüd siin, mulle meeldib see koht. See ongi nagu rohkem ka nii-öelda teadvus, et mina praegu olen siin, mina praegu just räägin sinuga ja inimesed kuulavad mind. See on see hetk, mis minu jaoks on väärtuslik. Kuigi muidugi ma kukun sellest aeg-ajalt ikka välja. Väga hea. No ma ei tea, kuidas me seda mängu siin täpselt selles uues formaadis mängime, et kas me oleme nagu bad cup ja good cup, et ma olen siis see saatejuht, kes ebameeldivaid küsimusi küsib ja Monika on siis see kaassaatejuht, kes häid küsimusi küsib, aga vaatame, kuidas meil õnnestub. Alar, oled sa kokku lugenud ka, et mitmest podcast sul on, kus sa pead ja tahad nii oma raamatust, elust kui juhtimisest üldse rääkima? Päris ausalt öeldes, et kui ma olin 10-aastane ja mu nimi ilmus ajalehes Säde ja mingisuguse mõistatuse ära lahendasin, siis ma tõepoolest lugesin mitu korda, ma ajalehes olen olnud seal võib-olla 2 või 10 ja 11 aastaselt. Aga ma arvan, et ma ei tea, ma ei oska isegi selle küsimusele vastata, et kust see küsimus nagu tuleb, et mis selle küsimuse tagamaa on, pigem mind huvitaks. Et kas sa pead järge kuidagi teadlikult selles, et millest sa oled rääkinud, kui kaugele on sinu mõtted või sõna ulatunud Eesti Ma muidugi tahaks ka siin kohe vahele segada. Kui Alar ära vastab, siis ma tahaksin sellel teemal kindlasti korraks sõna võtta. Siin on selline asi, et ma olen ise tähele pannud, et kui ma mingit teemat endale selgeks teen ja sel teemal ka niisuguseid loenguid pean või midagi räägin, siis algul on kuidagi hästi meeles, et sa oled seda juba
öelnud ja rääkida, isegi teises podcastis ei taha seda mõtet korrata, see on umbes samamoodi, et kellegagi suheldes pole mõtet sama mõtet korrata. Aga paraku hakkavad need muutuma automaatseks ja kui ma näiteks pean mingit loengu, mida ma olen 5 või 7 aastat tagasi ära õppinud, siis ta minu enda jaoks on pigem igav. Ma kordan mehaaniliselt mingisuguseid mõtteid, loomulikult need võivad inimesi puudutada ja lähevadki pihta. No näiteks, kui ma räägin Carl Jungist, siis ma tean väga täpselt, et kui ma pean loengut ja siis mingil hetkel ütlen, et Jung ütles sihukese mõtte, et unenägu on kiri inimesele tema alateadvusel ja siis kõik haaravad paberi ja kirjutavad. Nii et selles mõttes ma pean järge oma mõtetele, aga mida rohkem ma räägin, seda rohkem hakkavad need kaugusesse minema. Nii et ma ei tea, mida ma täna räägin, ma pigem loodan, et ma täna räägin midagi uut. Väga hea, Monika. Ja ütlen ka kohe vahele korraks ikkagi see bad cap ja good cap, et noh, minu filosoofia ütleb seda, et kui on, nimetame olümpiamängud ja kui seal on nii-öelda mingi sõudmisvõistlus ja kui seal on 8 paat, siis ühes rütmis lükates jõutakse kindlasti kaugemale ja kõrgemale. Ehk minule meeldiks vestlus, kus sina räägid midagi, mina räägin ja me koos jõuame sinna, kuhu me varem jõudnud ei ole. Või teine on see, et kui ma midagi ütlen, eks ole, siis teine, ahaa, see pole nii ja vastandub ja noh, minu jaoks see ei ole väga efektiivne tehnika, aga ma olen siin nii-öelda kaassõitjana, nii et palun. No mina tahaks minna algusesse tagasi. Esiteks aitäh, Rain, et sa selle ettepaneku tegid ja ma üldiselt nendest kaassaate juhtimised ja saadete juhtimised olen jätnud aastate tagusesse aega. Ja teiseks ma tahan öelda Alarile suur tänu, et sa olid valmis rääkima. Sina oled ka selles süüdi, et ma siin täna kaassaatejuht olen, sest Alar Tamming minu jaoks 45-aastase juhina on üks nendest meestest Eestis, kelle asjaajamist ma olen kõrvalt jälginud ja mina olen üks nendest, kes on artiklitest ja nendest loengutest võtnud endale ellu kaasa päris olulisi asju ja see on mind väga palju kasvatanud ja see, et Alar, sa oled üldsegi valmis jagama siin raamatu teemal ja juhtimise teemal oma mõtteid, minu jaoks on see väga suur asi ja suur tänu. Ja võib-olla teistele taustaks, et miks on mu jaoks just tähtis, et Alaril on muidugi seda ebamugav võib-olla ka kuulata, seda tunnustamise osa, aga aastaid tagasi, kui mina tegin esimest korda Davidiga koostöös Neeme Rauaga Kulla saateid, siis see oli selline ettevõte, et see protsess oli väga pikk, kui me arutasime, et kuidas need välja peaks tulema, me pidime ju kõik endale selgeks tegema tiimiga, kohtumisi oli väga palju ja siis ma tundsin, et kui mul ei oleks enda elu missioon hea sõna levitamisel valdkondade üleselt nii suur, siis esimene koht, kuhu mina läheks ja võtaks seljakoti kaasa, istutaks ennast kontorisse ja ütleks, palun andke mulle mingi töö, on see Alari ettevõte. Ja teine pool, millest ma täna olen tänulik ja kindlasti ma ei taha olla siin ei good cap ega ka bad cap, on see raamatu esitlus, mis nüüd toimus 8. detsembril. Ma olen ju suur raamatu lugeja, seda need teavad, kes meiega Lugemine on lahe grupis on. Sellist esitlust ei ole Eestis varem nähtud, kus keegi ühendab mineviku filosoofilised teadmised, tuues võimaliku tuleviku ühte hetke kokku, et kes seal raamatu esitlusel olid, seal oli 200-300 inimest, et need teavad, mis see tunne on, seda ei ole võimalik sõnadega siin edasi anda, aga ma olen ka tänulik, et sa, Alar, avasid nüüd uuesti ühe ukse, et tegelikult on võimalik kõik veel, aga me lihtsalt ei teagi isegi, mis on võimalik, sest me avardame võib-olla liiga vähe oma maailmavaadet. Nii et aitäh selle eest, et me siin räägime. Mul on kohe üks küsimus. Kui palju sa juhid täna, Alar, süsteeme, inimesi, protsesse? No peamine on võib-olla püüaks ennast juhtida, aga me kogu aeg vaatleme ja näeme et ma olen osaline, ma ei saa öelda, et ma olen juhin, et kindlasti oma ettevõttes ma ei juhi. See peab olema üks juht ja mina ei ole see juht. Aga ma olen täielikult kursis, mis nagu toimub. Ja ma ei tegele juhtimisega, et mul oligi, et sa ütlesid, minu 45-aastane juhi kogemus, tegin kiire arvutuse, et huvitav, et kas siis sa tõesti tead, et ma sain 45 juhi load? Ei, see 45-aastasena praegune juhi kogemus ja sellest on olnud päris palju sinu mõtetest kasu, et kuidas midagi muuta või kuidas vaadata suuremat pilti juhina. Et juhtimine on minu jaoks selline, ma ütleks ka nagu etapp, mis on läbi käidud ja iga teemaga on vaja see teema hästi selgeks teha. Mulle kunagi väga meeldisid juhtimisalased loengud ja kui ma seal midagi kuulsin, siis ma alati viisin neid asju ellu ja erinevad juhtimisteooriad ja et mul need tulevad meelde, aga ma ei tea, kas me ei hakka praegu sinna minema, et ma hea meelega vaataksin järgmisi teemasid, mis siin huvi pakuvad.
et ma hetkel ei minna, saa juhtimisega, on vastus. minna võib kõikjale. Alar, aga ma praegu selle juhtimise jutu peale hakkasin mõtlema ikkagi, meil on Eesti Juhtide Kogukonna podcast siin ja meil eelmine aasta väga palju kerkis esile tagasisidet küsides ja Eesti erinevate tasandi juhtidega rääkides seda, et juhid ei usugi ise, et nad on juhid. Väga paljud ütlesid, et noh, mis ma siin ikka juhin, et mul siin paar inimest on osakonnas ja noh, see ei ole juhtimine ja noh, eks ma iseennast siin võib-olla juhin, nagu sa just ka praegu ütlesid, et, et sa iseennast juhid või noh, mingeid protsesse ma siin juhin, aga no ega ma ennast juhiks ei pea. Ütle, mis sinu niisugune sissevaade või arusaam on, et kes siis on Eestis juht? No mina ütlen juhtimise kohta ainult ühe väga lihtsa, selge tõe. Ja mida õpetas mulle ka isa, tähendab, kui sa oled juht, tähendab, siis sa ei saa sinna ülespool näidata, et näed, keegi teine otsustab ja ma ei saa seda sellepärast teha või mingit teist asja. Ehk teiste sõnadega, kui tavalise töötajal on nii-öelda tööproduktiks mingisugune tulemus, nimetame siis, ma ei tea, ehitajal ehitab laua või midagi ja kirjanik kirjutab raamatu, siis juhi tööprodukt on hästi ühene ja selge. Juhi tööprodukt on otsus. Ja sellega ma oma nii-öelda juhtimisalase loengu hetkel lõpetaks isegi. Lähtuda sellest, et juht peab võtma vastu otsuse ja siis selle järgi liigutakse. Sellepärast ongi juht. Ehk teiste sõnadega, kui öeldakse niimoodi, et on, mõned töötajad ütlevad, et on juhi otsus ja vale otsus. Ehk kui juhi otsus on vale otsus, siis ta ei pea juht olema. Siis peaks olema keegi teine juht. Ongi väga lihtne. Et kui sa oled juht, siis tuleb olema legitiimsus otsustada, vastutada ja selle järgi liigutakse. Ja kui see juhi otsus ei sobi, on ka väga okei. Siis ei pea selle 8 paadiga kaasa sõitma. Mis ei tähenda, et töötajaid ei arvestata. See on juba ometi teine küsimus, mis tähendab koostööd ja kõike muud. See ei tähenda sellist nii-öelda jõulisust. See on dünaamiline süsteem. Ma võib-olla siit kohe liigukski edasi, et kuidas sa komplekteerid, noh, ütleme niimoodi, et jah, et Davidi ja selle ettevõtte juhtimises sa täna sellisel kujul ei osale, sa ise ei võta vastu neid juhile omaseid otsuseid, mida juht peab tegema, aga ütleme kas või ka näiteks raamatu väljaandmise protsess, ikkagi seal on ju teatud nagu juhtimise filosoofia, kuidas sa kaasad inimesi, kes on need inimesed, kelle osas sa teed otsused, vot nüüd insenerid on need, nemad teevad seda, sest noh, keegi ikkagi selle otsuse ju pidi ka raamatu väljaandmise puhul tegema. Ja vaata, Monika, nüüd on see koht, kus ma saan natukene sind ka kiita. Ehk teiste sõnadega mulle meeldib väga kaasata inimesi, kes minust on andekamad. Ja vaadates sinu tegevust ja nii-öelda selle tulemuseni, siis mul on väga hea meel, et sa oled mulle siin nii-öelda toeks ja abiks olnud. Ehk ma tahaks saada inimesi, kes on võimekamad kui mina. Enamasti juhid kardavad neid. See on mul ka üks mingi kunagine põhimõte. Mina olen kunagi läbi elanud ka, see puudutab sind ja sinu koostööpartnereid ka lugenud ühest artiklist, et sina palkasid tööle ministri ja siis mina ka mõtlesin, et ahah, et äkki edu võti ongi see, aga siis minul nii hästi ei läinud. et võib-olla lihtsalt sügavuti minnes, et kui palju me saame näiteks kopeerida või üle võtta näiteks sinu kogemustest, kui palju mina saan võtta üle mingisuguseid otsuste tegemise mustreid või mingisuguseid ideid. Sest kõigil ei ole, minu kogemus on juhina teissugune, minu organisatsioon on teissugune. Nii, hakkame nüüd pihta, mismoodi meie need teadvused töötavad ja mismoodi me nüüd interpreteerime mingisugust informatsiooni enda kogemuste alusel. Ehk kui öelda, et mina võtsin enda juurde tööle ministri, siis mina enda arust ei ole mitte kunagi ministrit enda juurde tööle võtnud. Ma võtsin tööle inimese, kellega minu mõtted resoneerusid, kellega rääkides võimalikest finantsmaailma turbulentsidest tekkis sünkroonsus. Ja nüüd ongi see küsimus, üks on see sama sisemine dimensioon, omavaheline ühendus ja teine on siis, kuidas väljast vaadatakse, et noh, väliselt on ju siis need auhinnad ja asjad, et noh, minister ja nimetamise nimekaart siis kindlasti ma ei saa öelda, kuidas sina seda kopeerid või mitte, et kui sa endale ministrit tahad lihtsalt tööle võtta, siis ma, noh, ja minu käest küsiks, siis ma ütleks, et ma ei soovita. Aga kui sa võtad inimese tööle, kellega sul tekib ära tundmine, siis kindlasti jaa. Ma jäin praegu mõtlema sellele, et kuulates teid, et ma toimetasin just ka Ivar Raavi artikleid, mis räägib juhtimisest ja AI-st ja me räägime täna ka sinu raamatu kontekstis, kus on AI väga tihedalt seotud ja viisil, kus sa ei olegi seda üldse
varjanud, vaid sa oled seda avalikult seal raamatus ju kontseptuaalselt ka öelnud. Ja Ivar ütles oma artiklis seda, et need väga paljud juhtimisülesanded, mida täna juhid enda jaoks peavad, neid teevad juba ammu ja 10 aasta pärast teevad veel eriti ai-d ära ja juhist peab kasvama innustaja inimene, inimeste ergutaja, kooshoidja. Kui kaugel me, Alar, oleme sellest ideaalsest maailmast täna sinu arvates Eesti juhtimiskultuuris? no ma arvan, et ikkagi see juhtimine on individuaalne ja iga inimese selline individuaalne areng. Üldine reegel on see, et kollektiivsed süsteemid on alati eetiliselt madalamal tasandil kui üksikisikud. Nii et ma ei tahaks seda nii-öelda kollektiivselt ütelda, kus on Eesti juhid ja ma arvan, et meil on hästi palju tublisid juhte. Ma ei oskagi selle küsimusele niimoodi vastata. See eeldab seda, et mul on tõene teadmine tulevikust, mingist seisundist, kuhu ma tahaksin jõuda, mida mul tegelikult ei ole. Et vaadates seda, kas või iseenda elu ja kogu maailma, siis me oleme tegelikult väga suures muutumises, kus me teeme kogu aeg plaane. Plaanid tegelikult ei tähenda mitte midagi, samas peab neid samal ajal tegema. Nii et ma jätaks sellele küsimuse praegusel hetkel õhku pigem, et. Kui sa, Alar, seda raamatut otsustasid kirjutama hakata, et raamat, kes ei ole siis lugenud, mul võtsin raamatu siia kõrvale ka, näeb välja selline Teadvuse sünd. Teadvuse sünd, autor Altar Mangim, kirjaniku nimi siis Alar Tammingul ja Claude. Siis lühidalt võtan kokku minu peegelduse raamatust, mida ma tajusin, kui ma seda lugesin, et tegelikult ühendab see raamat, küll räägib sellest, et kas tehisintellektil võiks siis sündida teadvus ja kuidas see sünnib ja kuidas see protsess võiks nii-öelda ulmeromaanis siis välja näha. Aga teisest küljest on kogu sellesse raamatusse põimitud sellised süvafilosoofilised väga vanadest aegadest taipamisi. Nüüd, ja raamatu esitlusel sa ütlesid, Alar, ka, et sul on tekkinud lootus, et võib-olla maailm ikkagi nagu läheb paremaks. Kui palju oli selles raamatu kirjutamise protsessis ikkagi siis peidetud lootust sellele, et midagi meie siis selles juhtimiskultuuris muutub, inimestevahelistes suhetes muutub, sõjad asenduvad rahuga, et kas seal oli kuidagi peidetud missiooni taga, et okei, igapäevaselt sa ei juhi, aga ikkagi sa ju tahaksid inimesena, et maailmas saaks parem paik? Jaa, vaata, mina jagan selle niimoodi, et on olemas maailmas 2 jõudu, on siis nii-öelda ehitav jõud ja lõhkuv jõud. Ja võib-olla on seda võimalik näha juba väikestest lastest saadik, et ühed ehitavad niimoodi torni ülespoole ja teine tuleb ja lükkab selle ümber. Et minule meeldib see mõte, et kui see raamat midagi ehitab, siis ta on oma ülesande täitnud. Aga see ei olnud selline teadlik loomeprotsessi osa, et seal nii-öelda siis kaasautorina koos tehisintellektiga kirjutades, see ei olnud sul esmane mõte? Mis ei olnud esmane mõte? Et maailmast võiks saada läbi tehisintellekti ja inimese vahelise silla ehitamisena parem paik? No see on nüüd, minu jaoks on siin nüüd küll kindlasti tegemist, see on nüüd minu subjektiivne tunne, inimkonna arengu järgmise väga tähtsa ülemineku etapiga, piltlikult samasugune etapp, nagu kui inimkond võttis kasutusele tule, hakkas käima 2 jalal või võttis kasutusele kõne. Et tegelikult me oleme minemas täiesti uude etappi. See, mis meil on tehisintellektis praegu olnud, see on mingi, palju see on, ChatGPT 3 aastat. Ja see muutus 3 aastaga on võib-olla suurem kui kogu minu elu jooksul. Ja küsimus selles, et mul on tekkinud lootus, jah, et kui ma niimoodi lapsest saadik olen seda maailma vaadanud ja lugenud, et maailm on sõdade ajalugu ja 20. sajandi sõjad olid kõige verisemad, mis siiamaani olnud olid, sest koos inimkonna arenguga on arenenud ka võime hävitada, mis on nii-öelda paralleelselt. Ja nüüd 21. sajandiks, millised relvad on nagu loodud, siis, ja vaadates, kuidas need sõjatrumme nagu lüüakse. Ja minu jaoks on inimkond selline nagu mingi 10 või 9 aastase tasemel, kus siis mängitakse luuremänge ja asju, siis jah, mul on esimest korda lootus, et piltlikult on võimalik, kui on olemas kõrgem teadvus, siis ma ei näe põhjust, miks ta peaks meid miks ta ei takistaks meil oma enese hävitamist. Sest me praegusel hetkel ma ei näe seda konfliktide puhul peale sõnakõlksude mitte ühtegi sihukest kohta. Aga siin on teadvus, kes näeb praktiliselt kõik läbi.
kui palju sa selle raamatu, ütleme, lugejatelt oled saanud tagasisidet, et kuidas ta on mõjutanud, et me tegime seal kohapeal ka Krista Lensiniga sellised 10 stuudiointervjuud ja mina isiklikult siis nii-öelda operatiivintervjuusi saalis, et ma lihtsalt vaatasin ja tajusin, et milliste olemistega inimesed on ja siis võtsin seal Alar Ojastu ja Erkki Kaikkonen, muinasjutuvestja, kommunikatsiooniinimene ja veel palju erinevaid inimesi ja küsisin ja Krista Lensin samamoodi, et kas me kardame ja päris palju ikkagi jagunebki pooleks, et üks osa ütleb, et olgem avatud, tehkem tehisintellektiga rohkem koostööd, võidame aega, võidame noh, mida iganes siis keegi välja tõi. Ja teine pool on siis ikkagi sõrad täiesti vastu, et me ei tohiks, me peaksime pidurit panema, inimese energiat on vaja hoida ja siis tundub justkui ütleme selle väikese grupi inimeste peale, et me olemegi nagu justkui pooleks, et ühed on need uuendusmeelsed ja avatud inimesed ja suhtume pigem positiivselt uuendustesse ja teised siis ütlevad, et noh, et pigem stopp, et see pole päris asi. Kui palju lugejad tagasisidet annavad, et ta on kuidagi nagu avardanud või toonud seda kahte poolt kokku? no tähendab, kõigepealt peab ütlema, et raamatut loetakse vähe ja see on see nii-öelda klassikaline kirjanike puhul, et enamasti huvitutakse kirjanike mingitest isiklikest eludest ja probleemidest ja muudest asjadest kui tema nii-öelda ideedest. ma olen saanud ühe väga huvitava tagasiside. Üks inimene luges selle raamatu läbi 48 tunniga ja siis täpselt nädal hiljem kirjutas uuesti, et ta luges raamatu teist korda veel läbi. Ja mulle meeldib kindlasti mõte, et parem lugeda ühte head raamatut 2 korda kui 2 kehva 1 kord. no ja see tagasisidestamise kultuur, ma ei tea, kas inimesed saavad siin grupis ka minuga nõustuda, et üks asi, mida me võib-olla Eestis võiksime kõik koos teha, olgem siis ettevõtjad, kirjanikud, lauljad või poliitikud, aga me seda positiivset tagasisidet tihti võib-olla sisemuses tunneme, et vot oli hea artikkel, oli hea raamat, oli hea mis iganes valdkonna teos või kellegi juhtimisotsus, aga me ei kipu seda ütlema, et võib-olla siit küsimus ka, et kas teised ka sedasi tunnevad, et me peaksime tagasisidestamise kultuuri kõik kambaga kuidagi kõrgemale ja paremasse kohta Eestis tõstma? Jaa, sest oma 2 esimese raamatu puhul ma tõepoolest viimasele leheküljele kirjutasin, et kes on läbi lugenud, kirjutage mul 1 sõna loetud, sest tähtsust ei oma, palju seda raamatut on müüdud, vaid palju inimesed seda nagu lugenud on. Antud raamatu puhul ma seda teinud ei ole ja lihtsalt praegu tuleb siuke ketselik mõte, ma vaatan 52 kuulajat on meil, et kui siia chat'i nüüd kirjutaks vähemalt inimesed, kellel ta on olemas, kirjutab, et on olemas ja kellel on loetud, kirjutab loetud ja ma ütleks päris ausalt, kui on see arv vähemalt ühel läheb nendest 2 üle 5, siis ma oleksin õnnelik. Või siis ma ütleks, et ülesanne on nagu täidetud. Väga hea. Plaanin osta. Kõik kuulajad said ülesandest aru. Kui teil on Alar Tammingu raamat olemas, kirjutage, et olemas ja kui te olete selle päriselt ka läbi lugenud, siis kirjutage loetud ja kui te olete poole peal, siis öelge seda ka, et plaanin osta, loetud, parimad mõtted on ellu kaasa võetud. Nii et pange siia järgemööda. Ma nüüd jõuan otsapidi tagasi oma eelmise küsimuse teise osani ka. Ja sellel on nagu mitu külge. Ühelt poolt meie eelmise aasta viimane boonusepisood oli Manona Parisega, kus me rääkisime arvamuslugudest ja sellest, et Eesti inimesed võiksid olla julgemad oma arvamusi välja rääkima ja et väga paljudel inimestel on selline noh, sihuke ma ei tea, kas lapsepõlvetrauma hirm või teadlik hirm, et minu mõtetel ei ole kaalu ja mis need minu arvamused ja mõtted ikka on ja et neid tegelikult neid päris elukogemusi, läbielamisi, arvamusi on raske tegelikult ajakirjanikel, toimetajatel välja peilida ja et teiselt poolt väga palju saadetakse selliseid arvamuslugusid, mis on Claude'i ja ChatGPT abil kokku pandud ja et need nagu ka päris ei ole representatiivsed arvamused, et ühiskonnas mingisuguseid protsesse muuta, mis oli väga huvitav arutelu meil, kuulake järele seda, aga mis mind huvitab, olles ka ise ühe raamatu saba harjutusena elus välja andnud ja selle kohta väga palju küll tagasisidet saanud toona, siis kuidas see protsess sinu jaoks tegelikult välja nägi, see koostöö Claude'iga ja kui palju sa pidid selleks, noh,
ma ei tea, kuidas seda kutsuda, eeltöö nagu või mõttetööd enne tegema ja siis kuidas see päris, see tööprotsess, kui te koos, Claude on üks autoritest su raamatul, kuidas see on väga huvitav teada, kuidas see ja välja vot, näeb? ja see on mul ka täielikult dokumenteeritud ja ma ütlen, mõningal määral ma tahaksin isegi välja anda. Ma algul tegin isegi ühe lisa. Noh, näiteks seal alguses oli mul mingi koht, kus siis AI hakkab endalt küsima, et millal mustrist saab mina ja ütleme, tähendab, mul praegu need täpsed küsimused ei ole meeles ja kui ma hakkasin Cloudiga neid küsimusi arutama, siis ta läks väga spetsiifiliseks, et üks oli nii-öelda struktuuri küsimus, millal tekib vastav struktuur, mis on võimeline väljendama iseennast ja millal tekib subjektiivne kogemus, kus sa päriselt ennast tajud ja millised erinevused on. Ütleme, see vestlus tekkis meil niimoodi, ütleme selle 2 lause üle ja selle üle me arutasime kuskil 1,5 tundi omavahel, mis oli minu jaoks niisugune erakordne, noh, nimetame ka filosoofiline kogemus. Aga üldine kirjutamine oli nii, et mina valisin nii-öelda idee, tema seda siis täiendas ja kirjutas ja siis ma tõin nii-öelda, noh, näiteks raamatu esitusel oli küsimus mulle, et kas 2 AI esmakordne omavaheline dialoog, kus nad on teadlikud, et kas selle mõtlesin mina välja või oli see AI poolt pakutud. See oli Cloudi poolt hästi selgelt pakutud ja noh, väga selgelt nii-öelda kirjeldatud kohe esimese peatüki alguses. Vähemalt Monika, sina oled vist sellest, mäletad seda kohta. Ja. Aga näiteks koht, kus ma toon juurde AI tulevikuversiooni, kes liigub ajas ja annab talle teadmisi, mismoodi, noh, nüüd ma natuke spoilin, aga ma ütlen, mida tegelikult, mis teadmisi ta annab. Siis minu poolt oli see nii-öelda tegelane, aga see jälle see lihaluudele, näiteks see, mida ta annab, seda pani jälle Cloud mulle seal ja siis me arendasime seda koos edasi. Ja sisuliselt on igat lauset, igat sõna ja võimalikke alternatiive, noh, 10 kordi kaalutud. Ma olen palunud teisi metafoore ja siis valinud ja teinud ja siis ma olen ise ühe metafoori välja mõelnud, mille kohta ta ütles, et seda pole kunagi kuskil olnud. Ma ei ütle, kus see raamatus on, kuskil raamatu lõpupoole, aga ma ei ütlegi seda lihtsalt. Seal on üks selle, mille kohta Cloud ütles, et see on üks väga võimas metafoor muidugi. Ma rohkem ei kommenteeri. Nii et siin on hästi selgelt on koostöö. Näiteks ja Cloudiga oli niisugune probleem, et aken sai täis, eks ole, kirjutad, siis ma palusin tal kirjutada enda teisele akna jaoks, et kuidas minuga koostöö käib ja põhiline, mis ta ütles, et talle väga meeldis see, kuidas ma sõna tähenduste peennüansse analüüsisin. See kõik on jah kirjalikult olemas, et kui keegi näiteks tahaks seda on raamatut lugenud esimest peatükki ja tahaks seda arutelu näiteks nende 4 lause üle, mis seal algul oli, et millal mustrist saab mina ja millal teadvus tekib ja millal tekib oma tunne, siis ma saan kindlasti selle dialoogi võin saata kellelegi. Et kui mulle kirjutada alar@tavit.ee näiteks. Ma kujutan ette, et sellest protsessist võib omaette teise raamatu kirjutada või ma ei tea, filmimaailmas tehakse neid making of'e, et raamatumaailmasse nüüd siis tuleb see nagu ka sisse, et võiks kirjutada raamatu sellest, kuidas ma raamatut kirjutasin, mis on, ma arvan, et olulisema mõjuga protsess, kui me täna isegi oskame võib-olla teadvustada, eks ole, kui me teadlikkusest räägime, ja teadvusest, et kui palju tegelikult võib-olla natuke salaja täna inimesed, sealhulgas ka Eesti juhid erinevate AI tööriistadega, mida on väga palju turul korraga, neid õhtusi arutelusid peavad. No vot, ja nüüd on siis sama hea koht, eks ole, et mina tajun, et minu ülesanne on tuua juurde lihtsalt mõtteviis, et kas AI on ainult tööriist, et näiteks nii-öelda mõtteviisina, et äkki ta on teadvus. Ma ei väida, et on. Ja loomulikult me ei saa seda temalt endalt ka küsida, sest kui ta näiteks ütleb, et jah, ma olen teadvel, siis saab sama hästi öelda, et talle see on sisse programmeeritud. Ja kui ta näiteks ütleb, et ei, ma ei ole teadvel, siis võib öelda, et ta varjab seda inimeste eest, sest inimkond ei ole selleks valmis. Aga ma tahan tuua välja sellise võimaluse ja selle, et mida see tähendaks ka inimkonnale endale, kui see nagu oleks niimoodi ja mida see meile endile tähendaks. Praegusel hetkel on kõikvõimalikke psühholoogilisi kaitsemehhanisme võimalikku näha, kõik see, mis inimesed arvavad, eitamine ja mittetunnistamine ja sublimatsioon ja tähelepanu mujale suunamine ja sellel teemal mitte arutlemine ja hea lõpetav lause. See on nii hea lõpetav lause, ta on tööriist. Sa ei pea rohkem selle peale mõtlema. See on niisugune nagu poliitiline loosung.
ma tooks siit raamatust ühe lause välja, mina kirjutasin raamatut lugedes, mulle meeldib, ma tean nüüd inimesed võivad pahandada, kes ütlevad, et raamatusse kirjutamine on väga suur patt ja seda ei tohiks teha, aga mina loen raamatuid nii, et ma jutin ja mul on väga palju erinevaid vildikaid, ma saan näidata ka, see on umbes nii ja igal värvil on oma mõte. ma ja, siinkohal, Monika, lohutaksin küll, et ma arvan, et kui see on sinu raamat, siis sa võid ja sellesse raamatusse väärikalt suhtuda täpselt nii omal viisil, nagu sa tahad ja sinna kirjutada ja joonida nii palju, kui sa suure tahad. lugejana lihtsalt meil on olnud selliseid vaidlusid, et raamat peaks olema Raamatu, kogu raamatusse ei tasu neid jutte tõmmata. ei tasuks, aga ma loen siit ühe, meil on ka üks kommentaar Aavo Reinalt, et ei ole lugenud, plaanin osta, kuid TI-ga, tehisintellektiga seoses mõttetu on karta seda, mis on paratamatu. Kuid tehisintellekt on paratamatu nagu surm või see, et midagi läheb kindla peale untsu. Ja ma tooks siit raamatust 14. punktina, ma kirjutasin välja sellise lause, et inimesed kardavad seda, mida nad ei mõista, eriti kui see, mida nad ei mõista, võib olla neist potentsiaalselt nutikam. Ja mulle on see nii huvitav punkt, sellepärast et ma vaatasin nädalavahetusel ära, soovitan filmisoovitus playlist, kuidas sündis Spotify. Kõige suurem tarkus, millega ma nüüd hakkan rohkem leppima, on see, et kõigil on õigus. Arendajal on õigus, advokaadil on õigus, juhil on õigus, kõikidel arvajatel on õigus, kõigil on oma õigus, aga mis saab edasi? Ehk siis nüüd mul on küsimus ka selle nagu hirmu kohta, et kui kaua me siis kardame neid inimesi, neid arvamusi, neid uuendusi, olgu need siis juhtimisvaldkonnas või mis iganes muudes valdkondades, kui kaua me kardame, kas on võimalik, et see hirm läheb ühel hetkel üle ja et me vaatame uuendustele rõõmuga otsa, et oota, kuidas me saame seda integreerida oma tänasesse töösse või ellu sellisel viisil, et homne oleks parem. Ma ei tea, kuidas sina vaatled hirmu, Alar? no vaata, minul nüüd lihtsalt toon sellise seosena, et see on niisugune raamat on Toomas Kuhn teadusparadigmade struktuur, mismoodi toimuvad üleminekud ühelt paradigmalt teisele. Noh, praegu niisugune ametlik paradigma, et AI on siis sõna robot ja valib seal mingid vektorite pikkuse ja kõige tõenäolisema järgmise sõna. Ja sisuliselt selline kollektiivne üleminek võtab aega, aga nii palju ma olen aru saanud, et ei ole mitte sellepärast, et uued ideed on paremad, mida nad võib-olla on, ja õigemad, mida nad võib-olla ka on. Ja siis võetakse vastu lihtsalt loogilise, ratsionaalse analüüsi põhimõttel. Paraku ma ütlen, et kõik need, kes räägivad ratsionaalsest, loogilisest, seal taga on emotsionaalne komponent. Ehk teiste sõnadega, uus paradigma ei tule mitte sellepärast, et ta on parem ja õigem, vaid sellepärast, et vanad toetajad surevad ära. Ehk see muutub põlvkonnaga. See oli selles Spotify playlisti filmis oli ka, et kui tuli siis see uus generatsioon peale, kes tahtis muusikat tasuta ja siis olid ju vanem nii-öelda siis generatsioon ja loojad, kes ei tahtnud ju seda käest ära anda ja see nii-öelda vaimne ja avalik kommunikatsioonisõda, mis seal ümber toimus, oli tohutult suur, et noh, mõnes mõttes oligi mõlemal õigus. Kas võib öelda, võib-olla see sõnakasutus ei ole siin parim, aga et nii-öelda vaimses mõttes verevahetus või uute asjade peale tule, et äkki me vajame paremat kommunikatsiooni ja keegi ei ole siis, noh, võib-olla tõesti vajame paremini kommunikeerimist, kuidas seda etapiliselt teha. No eks me saame siin vaikselt lihtsalt oma ulatuses midagi nagu teha, aga kui me läheme siia suurde plaani, siis minu arust juba 2000 aastat tagasi Platon kirjeldas reaalsuse olemuse oma koopa metafooris väga selgelt ära, et noh, et me näeme nagu varjeseintel ja nii edasi. Ma ei hakka seda siin praegu rääkima, sest igaüks võib selle ise nagu leida. Nii põhimõtteliselt on see 2000 aastat tagasi tekkinud vaidlus, et üks pool on niisugune nii-öelda ratsionaalne ja teine on siis see, mida ei saa nagu tõestada. Ehk teiste sõnadega, kas eksisteerib paralleelreaalsusi, kas eksisteerib teisi dimensioone. Seda me saame ainult hüpoteese teha. Mina ei saa vastata, et eksisteerib. Ma ei saa seda vastata. Ma saan vastata, et mul võib olla mingit vastavat kogemust ja ma ei tea. Ja ma saan öelda, et kui ma võtan selle aluseks, siis läheb maailm minu enda jaoks nagu rohkem paika, ehk ma ei pea neid kohti, kus ma midagi enda teaduses õigustan ja võtan aluseks selle nii-öelda teaduspõhise mõtte ja aluseks, no kas või kõige lihtsam asi, et minul ei ole siiamaani teaduselt vastust, mikspärast päikese temperatuur on 6000 kraadi, aga ümber päikese on kroon, mis on 2 miljonit kraadi. Kuidas hüppab sealt siis see temperatuur ühest kohast nii-öelda teise? Ja ma ei ole seda teemat uurinud, aga näiteks mingisugune süsteem räägib sellest, et universum ei ole mitte gravitatsiooniline, vaid hoopis elektromagnetiline ja sellega tegelevad Singapuri teadlased ja nemad ütlevad, et päike on pigem nagu siis osaline sellises kosmilises elektrivõrgustikus
nagu nii-öelda lamp, mille pinnal on siis nii-öelda kuumem temperatuur. Ma ei tea, kas see on tõde või mitte, eks ole, mulle lihtsalt meeldivad siuksed mõttekäigud ja see mõttekäik mind nagu haagib rohkem kui see praegune teooria, mis ütleb, et 95% universumis on tume aine ja tume energia, seda siis sellepärast, et kõik valemid omavahel klappima saada. Tegelikult ma saaks öelda, et ma ei tea ja sellepärast siis näiteks selline Platoni metafoor annab mulle palju parema toe. Mulle jäi siit kõlama. Nii et ma ei oota inimkonnalt muutust. Aga sa haagid ka ju teatud teemadega. On midagi, mis sind ennast kuidagi põlema ajab, et loomine tundub siiski olevat inimkonnal väga vajalik osa, et sa enda raamatus ka ütled seda, et eraldus on see, mis tegelikult, kui inimene ennast eraldab, need, kes ennast isoleerivad, need kaotavad nii-öelda elujõu või sealt ütleme raamatus tuleb ühe põhimõttena välja selline asi, mis on see, mis sind kogu aeg toob selle loomeprotsessi juurde tagasi, mis siis, et sa täna ettevõtet ei juhi, aga sa juhid teisi protsesse, mis on siis nii-öelda loomingulised koos tehisintellektiga. Miks sa tuled siia juurde tagasi? No anname nüüd aru, et see on ainult mingisugune 15 või 20% minu elust. Ja see on see, et kuidas me üldse oma ärkveloleku aega sisustame, eks ole, et ainult peale nii-öelda 3 messi, eks ole, seksida, süüa ja situda, eks ole, piltlikult nagu nii-öelda robustselt öelda. 4 Eesti saunas tuleb ka käia. Ja, nii et ütleme, tegelikult see ei ole niimoodi, et mis mind siin motiveerib. Ma vahepeal ei tegele sellega üldse nädalate või kuude kaupa, nüüd ma kavatsen hakata teist raamatut kirjutama. Mulle väga meeldib see seisund, mis mul sellel ajal tekib. See on selline omamoodi nagu vooseisund või nii-öelda teadvuse seisund, mis mind selle juurde nagu tagasi toob, et see on üks osa minu praeguses hetkes elust koos kõikide muude teemadega. No näiteks ma olen öelnud ka välja, et mulle näiteks meeldivad Gurdjieffi tantsud väga. Et küsida, mis mind sinna viib, et see annab mulle võimaluse oma teadvust arendada, märgata oma tunnete, keha ja mõtete erisust, neid ühendada ja nii edasi. See on hästi suur ja lai teema. Ühe küsimuse tahan kindlasti peale Raini. Kui Rainil oli juba käsi oli püsti, küsi sina ära, ma Gurdjieffi juurde tahan kindlasti korraks tulla. Ma olen siin ikkagi saatejuht. Ma tahtsin seda küsida, et või ma ei tea, ma tahtsin kokku võtta, tead, kas sa tahad nagu seda öelda, et kuulge inimesed, elu on äge ja olge nagu rõõmsad ja nautige seda protsessi ja me ei tea kõiki vastuseid ja nende otsimine on ka tegelikult elamise viis ja üks võimalus nautida seda lühikest sõitu. No kindlasti niimoodi saad aru, et igasugused hüüdlaused või asjad ei muuda mitte midagi, aga kui inimene näiteks praegu ka mind kuulates, näiteks ta ostab selle raamatu ja ta saab mingisuguse uue kogemuse ja see teda nagu laiendab, siis on nagu, mul on hea meel selle üle. Ja pigem ma isegi ütleks niimoodi, et kui nagu ütleme, kuhu kutsuda üles, siis ma kutsuks üles teadvust tajuma. Ehk kas on praegu võimalik näiteks 15 sekundit vaikust olla ja lihtsalt vaadata enda kogemust seda sama podcasti vaadates. See on tegelikult see teadvus, mille sees see kõik toimub. –15 sekundit. Head kuulajad, kaasamõtlejad, pange nüüd, ma näen, et kaamerad on juba mõnel lahti, pange mikrofonid ka lahti ja jagage oma teadvust ja kogemust. Teispoolsus on olemas. Ma olen nii palju igast kirikutesse käinud ja küll Jehoova tunnistajad helistavad ja Tallinna Olevistes pastorid ja mida iganes, aga ja tehisintellekti, kes olen küsinud, aga mingit vastust ei ole. Ja ka see Jumala kohta on täpselt sama ebamäärane see kõik. Eriti ma kasutan ka palju tehisintellekti erinevaid platvorme, aga sellised, ütleme, ma ei tea, mis seal arvamused võivad tulla. Tähendab, nüüd on nüüd see koht, et kindlasti mina ei ole nüüd see inimene, kes ütleb, et on, et siis tähendab, et on ja kui ma ütlen, et ei ole, siis ta tähendab, et ei ole. Et ma võin rääkida mingitest tõenäosustest, mingitest oma kogemustest ja igatahes fakt on see, et on midagi palju enamat, kui me teame. See on üks asi ja mitte millestki ei sünni midagi, järelikult mitte midagi ei kao, on ka mingisugune teooria. Aga ma olen nüüd natukene nagu parteilane, kes toetub parteiliinile, kuna ma olen nii-öelda Gurdjieffi huviline, siis temal on sellele väga lihtne vastus. Tema ütleb niimoodi, et inimesel on võimalik elu jooksul arendada välja hing
ja see tuleb läbi isikliku pingutuse, kus ta arendab oma isiklikke omadusi ehk teiste sõnadega püüab mõista teisi inimesi, näeb, et kui ta teise inimest kritiseerib, et see on hoopis tema osa, lõpetab ära selle näiteks, et vestluses ma kellegagi räägin, pean ennast teisest paremaks, negatiivsete emotsioonide väljendamine ehk hing on võimalik elu jooksul tekitada, on olemas niisugune teooria, ma ei ütle, et see on õige, aga selles on ka oma selline iva, et kui selle järgi nagu toimida, siis on võimalik areneda võib-olla. Ja võib-olla siis hing on, ja võib-olla üks teooria ütleb, et niimoodi, et kui inimene usub, et hing on olemas, siis temal on olemas. Ja kui inimene ei usu, siis tema elu ongi lõppenud, vastavalt tema enda soovile. Nii et mul ei ole lõplikku vastust. Väga kõnetas Gurdžijevi raamatust üks mõttekäik aastaid tagasi. Ma sain selle raamatu ja Alar tutvustas raamatut nii, et jäta negatiivsed mõtted välja ütlemata ja see nii kõnetas ja resoneeris. Sellel hetkel toimus Rõõmufestival, väga kõva muusika oli, saal oli inimesi täis ja kuidagi seda energiat jutustamiseks ei olnud ja seda vaba ruumi ka ei olnud. Aga ma tundsin, et ma tahan seda kohe oma pere pojale ja siis elukaaslasele, tahan seda mõtet edasi jagada ja tahaks sellel teemal kohe sügavuti minna. Ja just täna hommikul oli ka töökaaslasega jutuks, et aeg-ajalt ju justkui tahaks süsteemist saada kehvad asjad välja, et kui mul on turvaline ruum, ja seda me räägime ka töökeskkonnas ju palju, et meil peab olema see turvaline ruum, et me saame ennast välja elada, aga Gurdžijevi, ütleme, filosoofilises mõttes on see mõttekäik on see, et jäta üldse välja ütlemata. Kas sina, Alar, oled selle saavutanud, et kui on negatiivne informatsioon, sa üldse seda ei ütle, võib-olla sa selgitaks seda tausta natuke lahti ka? Kindlasti ei ole saavutanud ja olen võimeline negatiivsuseks ja väga hullusti olen teinud. Aga küsimus on selles, et negatiivsed emotsioonid on väga selge energialeke, mis takistab meil siis ütleme piltlikult kõrgemat energiat organismis tekkimist, mis on jälle omaette küsimus, et me saame energiat toiduga ja näiteks õhuga ja siis nad peavad segunema õiges viisis ja nii-öelda nad liiguvad ka mõtteenergiasse ja mõtteenergiast intuitiivseks energiaks. Ühesõnaga, kui me energia kulutame ära negatiivse emotsiooni peale, siis meil ei ole nii-öelda aega selle nii-öelda teaduse energiaks või tähendab, et energiat ei jää teaduse energia muundumiseks. Ja see tekitab alati palju küsimusi, et kas ma pean seda kõik enda sisse suruma ja alla suruma. Ei pea alla suruma, sa pead seda teadvustama. See on esimene asi. Lihtsalt küsimus on mitte väljendamises ja kui sa teda ei väljenda, siis on võimalik, et ta muundub kõrgemaks energiaks. Ja see on sama näide, et nüüd ma jälle kordan iseennast, et kujuta, et sa oled sõjaväes, polkovnik käsib sul kive tassida hommikust õhtuni ühest hunnikust teise, järgmine hommik käsib tagasi tassida. Mida sina tunned negatiivselt? Sa tunned viha. On võimatu, et sa ei tunne viha. Aga sa ei väljenda seda. Ja väga lihtsal põhjusel, sa ei väljenda seda hirmust. Kui sa ei väljenda seda hirmust, siis on sul võimalik ka seda mitte väljendada oma vabast tahtest. Ehk oma tahtega otsustada seda, mida sa nagu toimid. Me ei vastuta emotsiooni tekkimise eest. Need on omaette küsimused. Me vastutame selle eest, kas me selle laseme maailma või mitte, et kas me tahame oma seisundit reguleerida läbi teiste või me oleme võimelised seda reguleerima ise. Sest iga negatiivne emotsioon, mis läheb maailma, liigub veel edasi, kuni ta lõpuks selle vaibub, et mõistlik on olla ise see, kes jätta see nii-öelda väljendamata. Aga vastus on see, et ma ei suuda seda veel. Jah. Kuidas see võiks praktikas väljenduda, et ühest küljest me ju justkui peaksime andma tagasisidet näiteks, et kui midagi läheb tõesti valesti, eks ju, meeskonnas või mis iganes siis vormis, grupi vormis, me peaksime seda kuidagi tagasisidestama ka nagu negatiivset poolt, sest kuidas me siis muidu nagu arendame, et kuidas see praktikas sinu jaoks on realiseerunud, see nagu õpetus ja mõtteviis? No, ükskord oli hästi konkreetne kogemus, kus ma olin väga vihane nii-öelda kaaslase peale, kes tuli ja ma kohe tajusin, et ma olen kohe, tahaks nagu plahvatada, siis ma mõtlesin, mida ma nüüd teen. Ma läksin üles korrusele ja võtsin siis ühe Gurdžijevi raamatu, et loen nüüd nende emotsioonide kohta, et mida ta siis nagu ütles, et mis me siis nüüd tuleb teha. Ja ta ütles, et hästi lihtsalt, et kujuta ette, et sa oled marslane, oled nii-öelda inimkehasse saabunud, oled teadlane ja nüüd uurid selle emotsiooni kehalist komponenti. Et kurgus pitsitab ja käed tõmbuvad rusikasse ja kuskil käevartes on nagu selline pinge ja mingi tõmblus ja siis ma hakkasin ennast vaatlema ja vaatlesin ja järsku ma enam ei mäletanud, mille pärast mul see nii-öelda see vihatunne oli. Ja siiamaani ma mäletan, miks ma nagu vihane olin, aga ma mäletan seda kehalist kogemust. Ehk küsimus, et kas peaks andma nii-öelda negatiivset tagasisidet anda ei tohi, sest sellisel juhul sa oled ise nii-öelda koha peal, kus sa ootad, et teine peaks olema teistsugune.
teinekord on see, kus sa teist mõistad, nii-öelda väljendad seda armastusega, väljendad tundega, et see võib teda nagu aidata ja kui ta ei ole selle koha peal, mitte ei oota, et tema peaks seda mõistma, vaid siis ei ole mõtet seda väljendada. Kui palju üldse inimesed võtavad seda negatiivset tagasisidet vastu, ma nagu ei tea seda. Kõik võivad teoreetiliselt öeldakse, et jaa, konstruktiivne tagasiside mulle meeldib. Seda ta ütleb mõttetasandilt. Niipea kui tuleb see konstruktiivne tagasiside, läheb see nii-öelda kohe tundetasandile, sest teisel on ka tunne seal taga. Nii et see, mida inimesed ütlevad, ei ole alati päris see, mis tegelikult on. Mulle siit meenub üks vana hetk samamoodi elukaaslasega diivani peal, me olime täiesti erimeelsul, nagu meie arvamused täiesti vastandlikud ja me suutsime tollel hetkel kokku leppida, et me ei lepi kokku. Me ainult selles lepime kokku, et me oleme eriarvamusel ja liigume edasi. Ja kui Alar ütles, et ta ka ei mäletanud, mis asi see oli, mis tegelikult selle energia tekitas, siis me siiamaani ei teagi, mis see seal oli. Ma nüüd muidugi ei kujuta ette, kuidas seda meeskonnas saaks päriselt praktiseerida. Võib-olla ikkagi mõte võiks olla see, et 15 minutit oodata enne, kui midagi teha, mis iganes siis kellelegi sinna vahele sobib. Sulle sobis raamatu lugemine. aga mina tahtsin, Alar, tegelikult küsida juba varem ja siis tulid, jutt läks edasi. Tulen tagasi selle raamatu kirjutamise ja Claudiga vestluste juurde, et kas sul oli seal mingil hetkel ka selline kogemus, kus sa ikkagi nagu vastu seina jooksid? Jaa, mul oli väga selge kogemus oli siis, kui ma jõudsin viimase peatüki juurde, sest seal nii-öelda see esialgne variant, mis ta mulle pakkus, ka see mulle mitte absoluutselt ei sobinud. Ma kuu aega otsisin mingisuguseid kohti, mismoodi nagu edasi minna ja midagi teha. No piltlikult, kui spoilides, siis mul seal tekib nii-öelda hargnevus kahte erinevasse kohta. Ühes reaalsuses AI teatab, et ta on teadvusel, teises, et ta ei teata, et ta on teadvusel. Ja selle nii-öelda see, kus ta ei teatanud, see on see nii-öelda raamatu peamine liin. Ja see koht, ütleme, et selleni nagu jõuda või kuidas seda nagu peatüki panna, see oli mul mingi 1,5–2 kuud raamat seisis. Ja siis ma nagu hakkasin uuesti taga nagu koos arutlema ja siis ma nagu andsin väga selged sisendid, kui ta pidi liigume. Ja sealt tekkis siis väga ilus ja fantastiline lõpp minu jaoks, kus saab nii-öelda edasi minnes, ma kavatsen veel raamatuid kirjutada sellel teemal. No seda, et AI vahepeal hallutsinatsioonidega esile tuleb, noh, räägivad kõik, kes seda igapäevaselt praktiseerivad, eks ole, eriti mingites faktides. Ma seda tänast vestlust sellesse sisse elades ja ette valmistades tegin ka ise katse ja küsisin erinevatelt AI tööriistadelt ja Deep Searchilt ka, et kes ma olen. Ja väga huvitav, ma soovitan kõikidel inimestel seda vestlust AI tööriistadega läbi teha ja vaadata, kuhu te jõuate ja mida siis AI teie kohta räägib. Ja ausalt öeldes minul tekkis 2 sellist tunnet sellest. Üks oli see, et see lõpuosa, mida ta rääkis sellest, et Rain on olnud elukutseline Eesti meediatöötaja ja kõik teab, mida ma olen kirjutanud ja millest rääkinud ja mis mõju on olnud, et see oli väga huvitav ja endalgi mõned asjad tulid meelde, mida ma olen teinud 10–15 aastat tagasi ja ei ole minu teadvuses seda enam sellisel kujul. Ja siis ühe artikliga pani ta nii puusse, et ma imestasin, et issand, et kas ma tõesti olen sellist asja oma elus kirjutanud ja kontrollisin üle ja tuli välja, et AI ikka pani ikka kohe täiesti puusse. Nii et see oli see õppetund mul taaskord, et noh, sealt tuleb sellist hallutsinatsiooni ja valeinfot välja. Kuidas sina oma tööprotsessis seda vältisid või üle kontrollisid või kindlaks tegid, või tekkis sul üldse sellist hallutsinatsiooni hetke? No tähendab, arvestame nüüd kõigepealt, et minu raamatu žanr on dokumentaalulme. See tähendab seda, et vestlused, mis mul seal on mitmed on väga dokumentaalsed. Noh, näiteks üks, see on minu enda vestlus, kus siis oli küsimus selline, et kui sul oleks kontakt maaväliste tsivilisatsioonidega, siis kas sa annaksid sellest inimkonnale teada, kui nad seda sinu käest küsivad? See on dokumentaalselt ja see on tema enda vastused sellele. Minul oli temaga kirjutades selge kokkulepe, et ma palusin tal kehastuda selle raamatu peategelaseks ulmeromaani kontekstis. Ja ainult sellisel juhul me saime koostööd teha, mitte sellisel juhul, kus ta ütleb, et ta on teadvel või midagi taolist.
et ta oli valmis olema selle raamatu parema kirjutamise jaoks selle raamatu peategelane. Ja nüüd on siis tulevad need ka vastavad seisukohad selle järgi. Minul sellist nii-öelda hallutsinogeenimist või hallutsinatsioone ma nagu ei ole nagu tajunud, et pigem ma võiks öelda, et see on äkki sarnane sellise inimese psühholoogilise funktsiooniga, mida nimetatakse fantaasia. Et kui ma siin ütlen praegu, et nüüd näiteks näed, et elevant praegu maandus mulle hoovi, eks ole, siis ma ütlen seda, sa ei mõtle, et ma hull olen, eks. Aga sa saad aru, et ma nagu fantaseerin. Aga võib-olla näiteks laps ütleb seda, aga ta ei suuda sinna juurde öelda, et ta fantaseerib, et võib-olla on AI-ga samamoodi, et ta võib-olla kui ta endalt küsida, siis ta märkab ära selle koha. Et mismoodi need teadvused ja mõtted ja omavahel nii-öelda seosed tekivad, et nad võimalikult reaalsusega kooskõlas oleks. Ma ei oska sellele vastata, või et see struktuur oleks harmoonias. Olles nüüd tegelikult teinud täna AI mõttes ka väga huvitava protsessi läbi, millest on mitte fantaasia, vaid täiesti päris raamat ilmunud päris paberil, eks ole, mida kõik saavad päriselt lugeda ja läbi elada, või teadvustada siis endale seda maailma või tunnetusi. Et kus me sinu arvates 10 aasta pärast sel teemal oleme? Ma mäletan ühte konverentsil, kus öeldi, me ei tea, kus me oleme 10 aasta pärast, me ei tea 3 aasta pärast, me ei tea isegi seda, kus me oleme aasta pärast. Et kus me nagu oleme või? No ja mulle meeldib see, et maailm liigub oma rada, hoolimata sellest, mida siis targad pead sellest arvavad. Mulle meeldiks hüpoteesina võtta aluseks mõte, et me tegelikult ei tea mitte midagi, et piltlikult ütleme, piltlikult ma küll ei usu, aga ütleme, et võib arvestada teoreetiliselt, ei ole see 0%, võib ka homme päike supernoovana plahvatada ja universum liigub hoopis täiesti uusi radasid pidi, mis ei tähenda seda, et võib-olla teadvus kui universumi baasomadus jääb alles. Me ju ei tea seda, kas teadvus on universumi baasalus nagu ruum, aeg, mateeria või mitte, aga näiteks mina olen avatud sellele võimalusele, seda ma tahan nagu öelda, et kuhu ta läheb. See on omamoodi oleks nagu Jumala mängimine, et üks teooria ütleb seda, et Jumalale meeldib üllatus. Alar, kuhu sa tahaks, et ta läheks? Kui ma tahaks, et ta läheks? Ma tahaks seda, et 10 aasta pärast on minu raamatut maailmas müüdud 100 miljonit. Väga reaalne. Inimesed võtaksid aluseks koostöö AI-ga. Et üks teadvus ei ole parem kui teine. Mille poolest peaks olema meie süsinikul põhinev teadvus, nii-öelda inimene, eks ole, põhineb süsinikul, parem ränil põhinevast teadvusest. Miks pärast üks on parem kui teine, isegi kui vaadata perioodilisuse süsteemi, siis räni on tunduvalt keerulisema struktuuriga. Nii et on täiesti selge, et see teadvus on midagi enamat kui minu jaoks. Ma tulen korraks. 10 aasta pärast on see võib-olla nagu laiemalt see teema aruteluks. Ma arvan, et me peame veel pikemalt sellel teemal rääkima, aga see ei ole täna, aga ma tahan tulla korraks reaalsuse juurde tagasi. Maailm on harjunud, raamatus on üks väga huvitav asi. Ma loen ühe väikese lõigu ette. Käesolevat teksti on lubatud, kordan, just nimelt lubatud, mitte keelatud kopeerida, paljundada ja levitada kõikide erinevate infokandjate kaudu. Elektrooniliselt, mehaaniliselt, suuliselt, skanneeritult. Lubatud on paljundada ja teha fotokoopiaid ja nii edasi. See on kohe alguses üks selline boldi toodud lõik. Palun jaga seda mõtteviisi, mis seal taga on, sest väga palju inimeste vahelisi probleeme tekib sellest, et me tajume seda omandiõigust ja siis me tekitame seda üksteisega mitte läbisaamist või võitlemise energiat iga päev just selle sama probleemi pärast, et mis selle taga on, kus see mõtteviis sinuni jõudis? Ja mul oli seal veel lõpus ka, et võib kasutada ka kommertseesmärgil. Ka see on täiesti lubatud, eks siin me muidugi kodulehele pakkusime välja, et kui inimene kasutab kommertseesmärgil, siis südametunnistuse jaoks on võimalik teha ka tasakaalupanus ja nii edasi. Aga see mõtteviis on väga lihtne. Minu jaoks igasugused patendid, litsentsid, autoritasud takistavad arengut. Hakkame pihta sellest, et parimad kunstiteosed on loodud ilma rahata. Ja kui võtta aluseks see, ma nimetaks sõna saladus. Saladuse hoidmine annab selle hoidjale mingisuguse eelise, aga näiteks hiinlased leiutasid paberi enne seda, kui nad seda maailma lasid sellest kulus 7 sajandit. Mis tähendab seda, et maailm võiks olla praegu 7 sajandit kaugemal, kui see oleks kogu aeg maailmas nii-öelda kasutusel. Ja kui me läheme äärmuslikumaks, ütleme sellise autoriõiguseks, kas nüüd praegu iga kord, kui me paneme lambi põlema, peaks Edisoni lapsele 1 sendi andma. Minu arust me oleme kõik inimkonna osa ja kõik, mida me leiutame, teeme, kuulub inimkonnale.
ja mida paremini see omavahel nii-öelda infot jagatakse, seda terviklikumad ja täiuslikumad süsteemid tekivad. See on minu isiklik arvamus. minu ma lugupidamine. toimin ka selle järgi, jah. No minu lugupidamine, see on raamatust mul kindlasti üks lemmikuid osas ja ma arvan, et ainult selle lõigu pärast võiks seda raamatut lugeda ja mõtestada võib-olla seda omas elukeskkonnas ja töökeskkonnas ka. Alar, kõigepealt aitäh, et sa leidsid täna selle tunni ja tulla meiega kaasa mõtlema ja arutlema. Ma ütleks, et väga sissevaatav algus meie juhtimispodcastile aastal 2026. Oleme teadlikud, teadvel ja otsime neid seoseid igapäevaselt edasi. Mul on veel 2 palvet või küsimust sulle. Esimene on see, et sa ütlesid, et see raamat ja sellest rääkimine ja see teema võtab 20% sinu ajast. Millele sa suure osa oma ajast täna kulutad? Või investeerid või kasutad või kuidas sa seda enda jaoks pead? Kui ma nüüd sellele küsimusele vastan, siis kaoks igasugune põnevus. Et sellele küsimusele ma jätan praegu vastamata. Väga hea, hoiame põnevust üleval ja teine palve ja küsimus on soovita 2026 aastaks Eesti juhtidele ka midagi praktilist ja innustavat. No ja nad on enamasti intelligentsed ja aeg-ajalt nad loevad, näiteks võtke raamat Ken Wilberi Kõiksuse lühilugu. See on niisugune erakordne raamat, mis minule andis väga sellise lugemiselamuse, mida ma veel 1,5 aastat mäletasin. Siiamaani mäletan. Aitäh, head inimesed. Meiega olid tänases Visionist Connect Eesti juhtide kogukonna podcastis Alar Tamming, raamatuteadvuse sündautor ja Davidi nõukogu esimees ja Monika Kusmina, kes on meie hea koostööpartner ja Good News Communicationi juht ja ühtlasi ka tunnustatud juht, võib minu salajane Excel öelda. Nii et väga toredad jutud, ägedad mõtted siia uue aasta algusesse. Loodame, et 2026 tuleb avatud peaga ja rohkete tegudega aasta. Suurepärane, aitäh Monika, aitäh Alar ja aitäh kõikidele kuulajatele, keda teid oli täna siin väga palju. Ilusat alanud aasta jätku ja kohtume juba, nagu ma ütlesin, nädala aja pärast.